Enamik meist meistab üsna hästi suuremaid sündmusi, mis on meie ajalooraamatutes kirjas, kuid on ka mõningaid ajaloolisi sündmusi, mis on palju vähem tuntud ja millele näib puuduvat loogiline seletus. Loodetakse, et aja ja täiendavate uuringutega saame nende juhtumite kohta rohkem teada ning lõpuks leitakse ka mõned vastused. Number 20. Theraminolline, vulkaanipurse, katastroofiline sündmus, mis hävitas saare, on pikka aega olnud raske täpselt dateerida, kuigi praegune hinnang on umbes 1600 eetkan Kristun. Determini on üliolumine vulkaanipurske mõju täpseks määramiseks erinevatele muistsetele ühiskondadele ning annab kronoloogilise orientiiri, näiteks rusukihi, teistele arheoloogilistele leidudele. 2025 aasta uuring ei määranud täpset aastat, kuid sellitas vulkaanipurske seost Vana-Egiptuse kronoloogiaga. Varem seostati 1600 Ekristor kuupäeva varase Egiptuse kuningriigiga ning mõned sidusid vulkaanipurske mõju suure tormi raitkirjaga, mis pärineb aastast 1550 Ekristun. Kuid Egiptuse sündmuste täpne joondamine väliste nähtustega on keeruline, eriti vähem dokumenteeritud vaheperioodidel. Kasutades süsinikdateerimist 17. ja 18. dünastia materjalidel ning teravulkaanipurskega seotud esemetel, leidsid teadlased, et terapurse eelnes uue kuningriigi esemetele. Uuring viitas, et 18. dünastia, mis algas Ahmosega, algas umbes 1539 e-kristun, mitte 1580 e-kristun. See pikendab kolmandat vaheperioodi ja asetab terapurse selle sisse. Seetõttu oleksid kuulsad uue kuningriigi vaaraod suhelnud hilisemate minooslaste rühmadega, mis võib muuta meie arusaama kultuurivahetusest. Kuigi täpne kuupäev jääb endiselt saladuseks, kinnitab uuring, et terapurse toimus enne Ahmose dünastia varitsemist Egiptuses. Number 19. Läbi sajandite on arheoloogid avastanud hämmastavaid esemeid, millele näib puuduvat seletus. Mõned neist leitakse kõige ebatõenäolisemates kohtades, kuhu need ei peaks kuuluma, samas kui teised on valmistatud inimeste poolt, kellest me pole kunagi varem kuulnud. Mõnede kohta öeldakse, et need sisaldavad needusi, teistel on kujutatud loomi ja esemeid, mida me pole suutnud tuvastada, mis on pannud mõned inimesed uskuma, et need loodi teistest maailmadest pärit olendite või ammu kadunud tsivilisatsioonide poolt. Siis on veel need artefaktid, mille kohta öeldakse, et need on kas kummitatud või kurja vaimu poolt vallatud. Neid teateid võetakse tavaliselt skepsisega, kuid paljud Manchesteri muuseumi Egiptuse tiiva külastajad jäävad kindlaks, et üks seal eksponeeritud artefaktidest omab omaenda tahet. Kõnealune ese on keskmise kuningriigi matusekuju, mis on muuseumis klaaskapis välja pandud. Alguses arvati, et see on lihtsalt üks sadadest aastate jooksul avastatud Vana-Egiptuse artefaktidest. Aga ühel päeval muutus kõik. 2013 aasta veebruaris juhtis muuseumi kuraator Campbell Praise ekskursioonigruppi läbi Egiptuse osakonna, kui ta märkas midagi kummalist, mis ei oleks pidanud võimalik olema. Statued, mida nimetatakse Nabsenoks, oleks muistsetel aegadel koos vaaraoga maetud, kuna usuti, et see toimib vaarao vaimu teise anumana juhuks, kui tema muumia hävitatakse. Tuleb märkida, et muumia ja statuet annetati muuseumile 1933 aastal ning sellest ajast peale on neid hoitud teineteisest eraldi. Sel päeval oli Praise üllatunud, kui märkas, et artefakt oli vales suunas ning tal polnud sellele seletust. Ta küsis muuseumi ülejäänud töötajatelt, kas keegi oli seda liigutanud, kuid keegi polnud. Pealegi oli vaid mõnel inimesel selle konkreetse vitriini võti, kuid keegi poleks kuju ilma temaga eelnevalt konsulteerimata liigutanud. Ta avas vitriini, pööras kuju tagasi algsesse asendisse ja lukustas vitriini uuesti. Järgmisel päeval oli see jälle teises suunas ja ülejärgmisel päeval oli see taas liikunud. Ta uskus, et sellele pidi olema loogiline seletus, näiteks vibratsioonid, mida tema ja külastajad ei suutnud tunda. Aga ükski teine samas vitriinis olev ese polnud üldse liikunud ja Price jäi nõutuks. Kuna kahtlustati, et keegi oli vitriini sisse pääsenud, suunati selle poole kaamera, mis tegi iga minuti tagant foto. Kui pilte vaadati, oli muuseumi töötajad hämmastunud, kui avastasid, et ese pöördus iseenesest, samal ajal kui teised jäid täiesti paigale. Pakuti välja, et pöörlemise võis põhjustada erinev hõõrdumine, mis on kindlasti usutav seletus, kuid Price jäi skeptiliseks.
ta teatas, et kuju oli juba mõnda aega samas vitriinis olnud ja seda polnud kunagi varem liigutatud, mis ei oleks nii, kui süüdi oleks selline hõõrdumine. Paljud eksperdid on selle teooria üle arutanud, kuid keegi pole suutnud seletada, miks artefakt äkki niimoodi käituma hakkas, kui ta varem püsis täiesti paigal. See on tänaseni kõigile vaatamiseks välja pandud, kui nad on piisavalt julged muidugi. 18. Peaaegu 200 aastat tagasi kadus jäljetult 129 meest, kes otsisid legendaarsed Loodeväila. Sellest ajast saadik on Franklini ekspeditsiooni saatus olnud häiriv mõistatus, mida paljud on püüdnud lahendada. Kuigi nüüdseks on teada selle üldisem õõvastav lõpp, on ajaloolastel endiselt palju puuduvaid tükke, mida nad püüavad puslesse sobitada. 2024 aastal leiti sellele puslele uus tükk, kui üks ekspeditsiooniga seotud säilmete komplekt lõpuks tuvastati. Franklini ekspeditsioon oli missioon, mille eesmärk oli leida Loodeväil, meretee, mis ühendab Atlandi ja Vaikse ookeani Kanada põhjaosas. Paljud olid seda varem proovinud leida ja 1845 aastal oli kord Sir John Franklini käes. Ta võttis kaasa 2 laeva, Erebus ja Terror, ning suundus jäisesse põhja, kuid nad ei naasnud kunagi. Aja möödudes avaldasid kadunud meremeeste perekonnad ja sõbrad valitsusele survet, et valitsus läheks nende kadunud lähedasi otsima. Kampaaniat juhtis Franklini abikaasa ning lõpuks saadeti välja päästemissioon. 1859. aastal avastas üks ekspeditsioon kuningas Williami saarel kivikuhila, mille sees oli sündemärkus. Sõnumi kirjutas James Fitzjames, kes oli laeva Erebus teine komander. See paljastas, et Franklin oli surnud ja mõlemad laevad olid jäänud jäässe kinni. Pärast mitut talve oli mehed sunnitud laeva maha jätma ja asusid jääd mööda teele, otsides Musta jõe suuet. Asia jooksul leiti sellel teekonnal veel rohkem surnukehi ning kohalikud inuitid suutsid anda rohkem teavet. Nad kirjeldasid kõhnunud mehi, kes ellujäämise nimel sõid oma langenud kaaslasi. Leitud säilmed maeti uuesti ümber ja alles 1990. aastatel avastasid uurijad need taas, kui nad uurisid Franklini ekspeditsiooni saatust. Seel oli 2 peamist säilmete rühma, mis kaevati hoolikalt välja ja uuriti. Seejärel maeti nad uuesti mälestuskivi hunniku alla. Kuigi on teada, et mehed kuulusid ekspeditsiooni koosseisu, jäid nende täpsed isikud saladuseks. Kui Fitzjames kirjutas oma sõnumi kuningas Williami saarel, oli üle 100 meremehe veel elus. Näib, et keegi neist ei jäänud Beki jõeni jõudmise teekonnal ellu. Aga kes ja millal langes, oli teadmata. 1990-ndateks polnud meestest midagi alles, millega neid tuvastada, peale DNA. 2013 aasta uuringus koguti DNA-d erinevatelt säilmetelt ja hakati neid võrdlema teadaolevate sugulaste omadega. 2021 aastal saadi esimene vaste, kui üks säilmetest tuvastati John Gregorina HMS Erebusel töötanud insener. Ükski teine DNA-d andnud järeltulija ei vastanud ühelegi säilmele. Kuid pärast teda esimest testivooru tuvastati uus järeltulija. Tal oli Fitzjamesi 5-kordse eemaldusastmega teise astme nõbu. Otsene meesliini järeltulija Fitzjamesi vana-vanaisast. Uud DNA-d võrreldi säilmetega ja leiti kokku langevus. Fakt, et Fitzjames oli ekspeditsioonil kõrge auastmega ohvitser, muutis selle avastuse eriti huvitavaks. Arvatakse, et ta kirjutas Carney sõnumi vaid mõned nädalad enne oma surma. Kuid avastuse tegi eriti häirivaks märgid, mis leiti Fitzjamesi luudelt. Erinevalt John Gregori jäänustest olid Fitzjamesi jäänustel selged märgid, et tema keha oli pärast surma tükeldatud. Ta oli ära söödud, kuna tema kaasvõiklejad kasutasid ellujäämiseks kõike, mida suutsid, ja see kinnitas, et Fitzjamesi surma ajal oli veel teisi elus. See näitas ka, et auaste polnud piisav, et takistada mehi teda söömast. See avastus andis teadlastele rohkem aimu sellest, millised pidid olema need viimased nädalad ellujäänute jaoks. Töö teiste Fitzjamesi kõrval leitud säilmete mõistatuse lahendamiseks jätkub. Number 17. Öeldakse, et kellakujuliste anumate rahvas oli oluline pronksiaja toomisel Suurbritanniasse ning et nad võisid aidata Stonehenge'i ümberkujundamisel, kuid me teame sellest tsivilisatsioonist ja nende elust väga vähe.
Tänu DNA-analüüsile usutakse nüüd, et kellakujuliste anumate rahvas saabus Suurbritanniasse kuskil aastatel 2400 kuni 2600 e.Kristuna ning nende saabumine tähistas neoliitikumi lõppu. Veelgi enam, öeldakse, et nende DNA asendas peaaegu kogu Suurbritannia algsete elanike DNA, mis tähendab, et peaaegu ükski saare algsetest elanikest ei ole seotud praegu seal elavate inimestega. See tehti kindlaks uuringus, kus võrreldi Suurbritannias enne ja pärast nende salapäraste inimeste saabumist maetud inimeste DNA-d. Juhtivteadur professor Ian Barnes teatas, et pärast nende saabumist maetud inimeste jäänustest leitud DNA oli märkimisväärselt erinev algsete elanike omast, mis viitas suurele rahvastiku muutusele. Kellakujulise karika rahvas sai selle hüüdnime tänu oma iseloomulikule keraamikastiilile. Umbes 4500 aastat tagasi hakkasid nad valmistama kellakujulist keraamikat, mida polnud varem nähtud ja mis ilmus esmakordselt tänapäeva Hispaanias ja Portugalis. See stiil muutus Euroopas kiiresti populaarseks ja sajand hiljem nähti seda esmakordselt Suurbritannias. Kuigi sellele pole leitud kindlat seletust, on teadlased oletanud, et kellakujulise keraamika rahvas oli massilise rändeprotsessis, nii nad võtsid selle keraamikastiili endaga kaasa kõikjale, kuhu nad läksid. Mõne 100 aasta jooksul saabus Suurbritanniasse veelgi rohkem kellakujulise keraamika rahvast ning üsna pea olid nad peaaegu täielikult välja vahetanud piirkonna algsete elanike DNA. Meil on isegi üsna hea ettekujutus sellest, millised nad välja nägid. Tänu analüüsitud DNA-le usuvad teadlased, et neil oli hele nahk, heledad juuksed ja heledat värvi silmad. Nende saabumise ajal oli Briti põliselanikel tavaliselt pruunid silmad, pruunid juuksed ja oliivikarva nahk, mis tänapäeval enam kindlasti nii ei ole. See näib toetavat teooriad, et algsed elanikud asendati järk-järgult, kuna kellakujuliste anumate rahvas sai lapsi põliselanikega, kes lõpuks kadusid tundmatusse. Mis puudutab kellakujulise kruusi rahva päritolu, siis algselt arvati, et nad pärinesid Libeeriast, kuid eksperdid ei ole sellest 100% kindlad. Samuti on välja pakutud, et nad segunesid Euroopas skottide ja kurilastega enne Suurbritanniasse reisimist, mis tähendab, et nende DNA oli juba enne saabumist muutunud. Ei ole tavaline, et ühe rühma DNA täielikult domineerib ja lõpuks teise varjutab, kuid mõned teadlased usuvad, et sellele on seletus. Nad arvavad, et võis puhkeda epideemia ja sellele järgnes tragöödia. On väga tõenäoline, et kellakujulise karika rahvas oli haiguse mõjude suhtes immuunne, kuid algsed britid mitte. Seega, kellakujulise karika rahvas jätkas õitsengut, samal ajal kui britid katkule alla vandusid, mille tulemusena nende DNA vähenes aastate jooksul. On isegi väidetud, et nad hakkasid kasutama Stonehenge'i ja paljusid teisi neoliitikumi aegseid paiku, mis olid Suurbritannias ehitatud, ning neil võis olla roll ka kuulsa monumendi ümberkujundamisel, kuigi seda pole tõestatud. Nad tutvustasid Suurbritannia põliselanikele metallitööd, vibulaskmist ja oma isikupärast keraamikastiili. Kui mõni neist väidetest peaks kunagi lõplikult tõeks osutuma, võiks see muuta ajalooõpikuid nii, nagu me neid praegu tunneme. Aga praegu on meil veel palju õppida nende iidsete kellakujuliste anumate rahva kohta. Number 16. Hiina teadlased dokumenteerisid ajalooliselt astronoomilisi sündmusi nagu külalistähed. Aastal 1408 oli linnutee lähedal öötaevas umbes 10 päeva jooksul näha üks selline ere objekt. Selle lühike kirjeldus muutis tuvastamise tänapäeva teadlaste jaoks keeruliseks, kes kahtlesid selle autentsuses. Mõistatus lahendati 2025. aastal, kui avastati aastast 1408 pärit üksikasjalik märgukiri keisrile, mille esitas keiserlik astronoomiabüroo. See kirjeldas objekti nagu õlitasslampi Niandao täherühma lähedal. Puhtalt kollane, ühtlane ja ere. See positiivne kirjeldus oli tõenäoliselt mõjutatud vajadusest esitada keisrile häid endeid. Kaasaegsed astronoomid usuvad nüüd, et see paigal ja muutumatu objekt oli supernova, täheplahvatus, nagu see, mis lõi Krabi udukogu aastal 1054 ja millega Hiina astronoomid üles märkisid. Kuigi 1408 aasta sündmuse jäänust pole veel tuvastatud, uurivad teadlased teadaolevat piirkonda. Võimaluste hulka kuulub C.K. Vulpeculae. Nende iidsete novade ja supernovade tuvastamine aitab kaasaegsel teadusel mõista taevakehade ajalugu ja tulevikku. 15.
1400 ja 1500 aastatel oli aadliperekond Corte Real, kes pärines Hispaaniast, tuntud oma armastuse poolest maailma ookeanide uurimise vastu. Perekonna 2 poega, Gaspar ja Miguel, pärisid selle armastuse oma isalt, Joao Vaz Corterialilt. Gasparit peeti neist 2 tõeliseks seikleja hingeks, kuna ta kasvas üles kaugete maade lugusid kuulates ning õppis kiiresti kaarte lugema. Tema seiklusjaanu kasvas veelgi tänu teiste maadeavastajate poolt 1500 aastaks tehtud avastustele, mille hulka kuulusid uued kaubateed, uued mandrid, territooriumid ja rahvad, keda nad polnud kunagi varem näinud. Täiskasvanuna vadis Portugali kuningas Manuel I Gaspari teiste maadeavastajatega liituma, et avastada uusi piirkondi. Ja oma esimesel merereisil võis Gaspari jõuda Gröönimaale, kuigi see teooria on endiselt vaieldav. Ta väitis, et enne kui tema ja ta mehed jõudsid maale astuda, sundis halb ilm neid tagasi pöörduma, kuid tal oli kindel kavatsus koos suurema meeskonnaga tagasi tulla. Kui ta oli 1501 aastal kogunud suure rühma maadeavastajaid, asus ta taas teele, seekord 3 laevaga. Kui nad piirkonda jõudsid, osutus liikumine jääolude tõttu raskeks. Laevad ei olnud ehitatud jää murdmiseks, seega otsustas Gaspar kurssi muuta ning arvatakse, et grupp randus Newfoundlandi või võib-olla Labradori rannikul. Ekspeditsioon oli olnud edukas ja Gaspar viis umbes 60 selles piirkonnas elanud inimest endaga tagasi Portugali. Kuid teel juhtus midagi meile teadmata, sest teised 2 laeva jõudsid turvaliselt kohale, aga Gaspari laeva ei leitud kusagilt. Miguel ei suutnud leppida sellega, et tema vend oli lihtsalt kadunud ning kuna talle meeldis samuti seiklus ja talle oli lubatud osa avastatud maast, otsustas ta asuda Gaspari otsingutele. 1502 aastal kogus ta uue meeskonna ja asus 3 laevaga Lissabonis teele. Ta suundus tagasi piirkonda, kus tema venda viimati nähti, mis tähendas, et tema ja ta mehed pidid läbima samu jäiseid vesi, millega Gaspar ja tema meeskonnad olid kokku puutunud. See ei osutunud suureks probleemiks, sest nad jõudsid piirkonda vähese vaevaga. Kuid siis tegi Miguel saatusliku vea. Ta otsustas, et nad peavad kiiremini rohkem maad katma ja käskis 3 laeval lahku minna. Nad leppisid kokku, et kohtuvad selle aasta augusti keskpaigas kindlas kohas. Ja 2 laeva jõudsidki kohale, kuid Migueli laev oli kadunud, täpselt nagu tema venna omagi. On spekuleeritud, et tema laev sai kas jää tõttu parandamatult kahjustada või uppus stormi ajal. Corteriali perekond ei andnud siiski alla. 1503 aastal saatis nende vend Vasco Anes 2 laeva samasse piirkonda vendi otsima. Kuna tal ei lubatud mõistetavatel põhjustel ekspeditsiooniga kaasa minna. Ja mõned ajaloolased on spekuleerinud, et kas üks või mõlemad vennad otsustasid mitte Portugali tagasi pöörduda ning elasid pika elu mõnes neist piirkondadest. Aga seda pole muidugi kunagi tõestatud ja ajaloolased saavad ainult spekuleerida, mis juhtus Corteriali vendadega kõik need sajandid tagasi. Number 19. Vaikiva ajastu ajalooliste filmide valdav enamus on ajahamba tõttu kaduma läinud. Ebaõige hoiustamine, laohoonete tulekahjud ja tahtlik hävitamine aitasid kaasa tuhandete filmide kadumisele, mida ei nähta enam kunagi. Kuid hoolimata neist raskustest otsivad filmide säilitajad ja harrastajad jätkuvalt nende ajalooliste filmide lintide järele. Aastal 2024 avastati veel üks neist kadunud filmidest uuesti, rohkem kui 100 pärast selle esmakordset valmimist. Lincolni süda oli 1922 aasta tuumfilm, mille lavastas Francis Ford. Ford oli vanem vend Jan Fordile, kes võitis hilisematel aastatel mitmeid auhindu oma lavastaja töö eest. Mõlemal Fordi vennal oli suur huvi Abraham Lincolni ja kodusõja vastu ning nad tegid mitu filmi endisest presidendist. Francis oli loonud 1915. aastal presidendist ligikese tuumfilmi ja pöördus selle loo juurde tagasi aastaid hiljem, kui ta kavandas pikemat teost. Lincolni süda sai nime selle varasema filmi järgi, mis tehti uuesti ning millele lisati proloog. Film rääkis 2 sõdurist, kes võitlesid Ameerika kodusõjas vastaspoolel. Liidu sõdur käis kohtamas konföderatsiooni sõduri õega ning kui tema õemees vangi langes, otsustas ta mehe vabaks lasta. See viis selleni, et liidu sõdur arreteeriti ja teda hakati käsitlema kui nuhki. Francis Ford mängis filmis Lincolni, kehastades presidenti, kes mõtles, kas päästa sõdur või mitte. Filmi näidati ainult 1 päeval 1922 aastal ja seda ei näinud eriti palju inimesi. See unustati peagi ära. Ford jätkas paljude teiste filmide tegemist, kuid teda tunti eelkõige näitlejana.
Teda varjutas tema noorem vend. Üks põhjusi, miks tummfilmide ajastu filme on tänapäeval nii vähe alles, on materjal, millest need tehti. Nitrate film on äärmiselt õrn ja võib laguneda, kui seda ei hoita õigetes tingimustes. Lisaks sellele on materjal ka väga tumeohtlik. See viis arvukate laohoonete tulekahjudeni, millest kuulsaim oli 1965 aasta MGM'i stuudio tulekahju, mis hävitas lugematul hulgal ajaloolisi filme. Täpselt, kuidas Lincolni sõda kaduma läks, ei ole teada, kuid asjaolu, et seda näidati ainult ühel päeval, viitab sellele, et alguseski ei tehtud eriti palju koopiaid. Tundus ebatõenäoline, et see film kunagi taastatakse, kuid 2024 aastal tegi ühe arhiivikaadrite raamatukogu praktikant märkimisväärse avastuse. Dan Martin oli filmi säilitamise tudeng, kes tegi praktikat Historic Films Archivesis Long Islandil. See juhtus tema praktika lõpupoole, kui ta saadeti hoiuruumi annetatud filme sorteerima. Filmirullide peidik jäi talle silma. Need olid vaatamata oma vanusele suhteliselt hästi säilinud ja tundusid olevat midagi erilist. Pärast filmi uurimist sai ta aru, et see oli kadunud 1922 aasta film. Fordi poeg mängis filmis sõdurit. Ta ei oleks 1915. aastal Californias olnud, seega tema kohalolek kinnitas, et see polnud varasem lühifilm. Film digitaliseerid kiiresti, et seda ei kaotataks enam kunagi. Number 13. Seti materjal on raamat, mille autoriteks on Jane Roberts ja tema abikaasa Robert Butts. Kuid see erineb kõigist teistest kunagi avaldatud raamatutest, sest nad väidavad, et see sisaldab nende suhtlust olendiga nimega Seth. See lugu algab 1963 aastal, kui Jane ja Robert said idee teha uurimistööd raamatu jaoks, mida Robert kirjutas ekstrasensoorsest tajust. Nad ostsid vaimude laua ja hakkasid katsetama, et näha, kas kuulujutud nende laudade kohta vastavad tõele. Nad ei aimanudki, et nende elu on igaveseks muutumas. Selle aasta 3. detsembril hakkasid nad rääkima meessoost olendiga, kes väitis, et tema nimi on Seth. Nad hakkasid neid vestlusi üles kirjutama, kuid lõpuks hakkas Jane saama sõnumeid ilma Ouija lauata, just kui need oleksid talle otse pähe edastatud. See tähendas, et lauda polnud enam vaja, sest Jane sai lihtsalt sõnumeid Robertile edasi anda, kes need siis üles kirjutas. Seth selgitas, et ta on puhtast energiast olend ja tal pole enam mingit huvi füüsilise maailma vastu. Ta lisas, et on lõpetanud kõik oma reinkarnatsioonid maal ja elab nüüd alternatiivsel eksistentsi tasandil. Ja pealegi teave, mida ta paarile edastas, oli varem antud paljudele teistele inimestele, kuid iga uue põlvkonnaga kordasid tema ja teised olendid oma sõnumeid uuesti. Seth tundus olevat tuttav kaasaegse kõnepruugiga ja Jane väitis, et paljudel juhtudel, kui ta oli Sethiga rääkimise lõpetanud, ei mäletanud ta seda ega ka veinijoomist vestluse ajal. Kuigi Sethilt saadi palju sõnumeid, oli tema peamine eesmärk õpetada Jane'ile ja kogu maailmale, et nad suudavad luua omaenda reaalsust üksnes oma mõtete ja uskumuste kaudu. Ta selgitas ka, et reinkarnatsioon on väga reaalne ja et see on üks eksistentsi põhialuseid. Mis puudutab iga inimese enda reaalsuse loomist, siis ta pakkus selgituse, kuidas see toimib. Iga inimese sisemine ego vastutab tema füüsilise vormi ja teda ümbritseva vahetu füüsilise keskkonna loomise eest. Kogemused, mida nad läbi elavad, määratakse nende ootuste, uskumuste ja hoiakute järgi ning need loob väline ego. Lühidalt öeldes selgitas Seth, et iga inimene kogeb seda elu, millele ta keskendub ja seda saab muuta alles siis, kui ta otsustab oma ootusi ja uskumusi muuta. Jane selgitas seda edasi, öeldes, et meie füüsiline keskkond luuakse meie teadvuse poolt. Need mõtted täidetakse siis energiaga, mis pärineb masside mõtetest ja sündmused, mida me kogeme kas grupina või üksikisikutena, luuakse samal viisil, mõtte ja energia kaudu. Lisaks väitis Seth, et tegelikkusel pole algust ega lõppu ning lubas, et kõik, kes teda järgivad, kogevad muutunud teadvust ja seiklusi, millest nad poleks kunagi osanud unistadagi. Need seansid jätkusid veel 21 aastat, kuni Jane suri 1984 aastal. Kuigi paljud inimesed usuvad, et Seth ei eksisteerinud tegelikult, on paljud teised leidnud Jane'i kirjutistest tarkust, kuna nad tundsid, et tema raamatud muutsid nende maailmavaadet paremaks. Number 12. Cartillet on oluline ülemaailmne põhitoiduaine, mis toodi Euroopasse Lõuna-Ameerikast, kus toitvad mugulad aitasid näljahäda vähendada.
Umbes 7000 aastat tagasi Titicaca järve ääres kasvatatud metsiku kartuli areng on teadlasi kaua hämmastanud, kuna sellel näib olevat seos 2 erineva taimerühmaga. Uus uuring lahendas selle mõistatuse. Kartul on geneetiliselt sarnane nii mugulateta E. tuberosumi taimerühmale kui ka tomatile, millel samuti puuduvad mugulad. Uuring näitas, et kartul arenes otse mõlemast. Miljoneid aastaid pärast ühisest eelasest lahknemist ristusid tomatiliik ja E. tuberosumi liik umbes 9 miljonit aastat tagasi, luues tänapäevase kartuli eellase. See hübriid, hoolimata sellest, et tema vanematel neid ei olnud, moodustas mugulad. Teadlased avastasid, et hübriid päris E. tuberosumilt geeni, mis kontrollib maa-aluse varre kasvu, ning tomatilt geeni, mis käivitab mugulate kasvu, võimaldades õhukestel vartel muutuda suurteks ümarateks kartuliteks. See hübridiseerumine langes kokku andide mäestiku kujunemisega. Raske keskkond andis mugulale, mis talletas vett ja toitaineid eelise. See areng võimaldas kartulil tõenäoliselt miljoneid aastaid areneda ja mitmekesistuda, kuni inimesed hakkasid seda hoolikalt kasvatama, et tagada madal toksilisus ja kõrge saagikus. Number 11. Kui sa küsiksid juhuslikult tänaval inimeselt, kes tema arvates avastas Ameerika, siis 99% inimestest nimetaks Christopher Columbust. Nii õpetati meile koolis ja ajalooõpikutes, kuid mõnede allikate järgi oli tegelikult üks veilslane see, kes esimesena mandrile jõudis. Aastal 1170 oli Owen Gwynedd Walesis asuva tseremoniaalse krahvkonna Gwyneddi valitseja ning teda peetakse siiani üheks parimaks ja tähtsamaks kuningaks, keda see maa on näinud. Mitmel korral sattusid Owain ja Inglismaa kuningas Henry II omavahelisse võitlusse Walesi iseseisvuse ja laienemise pärast, kuna Henry keskendus Walesi Inglismaale tagasivõitmisele. Lõpuks sai Henry Owaini ja tema liitlaste käest Walesis lüüa, keda tol päeval aitas ka halb ilm. 1170 aastal suri Owain ja peaaegu kohe puhkes tema 13 lapse vahel sisetüri selle üle, kes neist trooni pärib. 2 tema poega, Meilik ja Rerid, otsustasid, et nad ei taha vaidlusega ega ülejäänud perega mingit pistmist teha. Nad astusid Londonderis laevale ja legendi järgi hakkasid nad lihtsalt läände purjetama, ilma kindla sihtkohata, otsustades vaadata, kuhu nad välja jõuavad. Nad purjetasid üle Atlandi ookeani ja jõudsid lõpuks Ameerika mandrile. Nad otsustasid, et peavad seda avastust oma rahvaga jagama ja nii purjetas Marok tagasi koju, et tuua rohkem mehi. Kui ta sinna jõudis, jutustas ta kohalikele oma rännakutest ja uuest maailmast, mille tema ja ta vend olid avastanud. Tema lugudest vaimustunult liitusid paljud mehed teise reisiga ning 1117 aastal asuti Landi saarelt teele. Räägitakse, et grupp jõudis tagasi Ameerikasse ja nad randusid Alabama osariigis Mobiili lahes. Ja sealt liikusid nad ülespoole mööda Alabama jõge, kus nad rajasid teekonnal mõned kivist kindlused. Kohalikud põlisameeriklaste hõimud räägivad sellest siiani ja on kinnitanud, et need kindlused ehitasid valgenahalised mehed, kuigi kunagi ei ole tõestatud, et tegemist oli Madotsi ja tema meremeeste grupiga. Ajaloolased on aga kinnitanud, et need ehitised meenutavad hämmastavalt Torwith Alleni lossi, mis asub Conwy krahvkonnas Walesis. Need samad ehitised on dateeritud aega enne Christopher Columbuse saabumist mandrile ning seetõttu usuvad paljud inimesed, et just Madoc oli selle tõeline avastaja. Ei Madotsid, Reridid ega ühtki nende meest pole kunagi enam nähtud ning on spekuleeritud, et nad otsustasid jääda Ameerikasse, kus nad hakkasid elama ühe põlisrahva hõimu liikmetena. Number 10. Täna on laialdaselt teada, et katk, mis laastas Euroopat keskajal, levis rottidel olevate kirpude kaudu. Kuid viimastel aastatel on arheoloogid avastanud, et bakterid, mis põhjustasid katku, nakatasid inimesi juba 1000 aastaid tagasi. Kuid see, kuidas see pronksiaja haigus levis, on palju salapärasem. Uued uuringud võivad lõpuks sellele küsimusele valgust heita. Umbes 4 aastat tagasi, kui hiline neoliitikum muutus varaseks pronksiajaks, toimusid Euroopas ja Aasias suured muutused. Karjakasvatus hakkas juurduma ja metsikud hobused olid kodustatud. Mõned esimesed linnad hakkasid kasvama ning Euroopa rahvastikesse tuli uus geneetiline sisend idapoolsetelt stepialadelt. Kuid samal ajal, kui see muutus toimus, levis haigus üle 2 kontinendi. Teadlased ei tea siiani, kui suur oli selle haiguse mõju.
On võimalik, et see meenutas pigem grippi kui 2000 aasta pärast saabunud katkuepideemiaid. Kuid teadlased teavad, et see ilmus välja erinevates rahvastikes üle kogu maismaa. Kuni 1000 inimese hammaste DNA analüüs 4. ja 3. aastatuhande e-Kristor vahetusest näitas Yersinia pestise jälgi, sama bakter, mis põhjustas Justinianuse katku ja musta surma. Aga 1000 aastate jooksul toimusid olulised arengud. Täpsemalt öeldes puudus pronkssiaja hammaste bakteritel võime kirpudes ellu jääda. Cat, mis levis üle Euroopa 1600 aastatel, omas omadust, mis võimaldas tal vastu pidada kirbu maohappele, võimaldades tal piisavalt kaua elus püsida, et kanduda kirpudelt inimestele. See omadus puudus pronksiaja esivanematel. See jättis ajaloolased keerulise küsimuse ette, kuidas haigus ikkagi üle mandri levis. Kuigi inimeste ränne oli võimalik, levis haigus näiliselt väga kiiresti. Kui haigus oleks levinud ühest väikesest inimeste asulast teise, oleks aja jooksul muteerunud ja arenenud, kuid seda ei olnud juhtunud. Samasugused tüved leiti luustikest, mis olid üksteisest suurte vahemaadega eraldatud. See oli haige inimese jaoks iidsetel aegadel liiga pikk vahemaa, et läbida. Haigest levitas mingi muu vektor. Alguses arvasid teadlased, et selleks võisid olla hobused. Need olid just kodustatud ja neid viidi eri rahvasteni umbes samal ajal. Kuid seni pole iidsetest hobustest leitud ühtegi Y-pestise DNA jälge. 2025 aasta uuring leidis aga, et süüdi võis olla hoopis teine loom. Nad leidsid iidsete lammaste jäänustest samu Y-pestise jälgi, mis nakatasid ka inimesi. Need lambad tapeti ja söödi ära 4000 aastat tagasi. See leiti populatsioonist, kellel polnud olulisi viljasilosid. Polnud põhjust, miks rotid oleksid seal pidanud olema, kuid see rahvas pidas lambaid ning need lambad said karjatada suurtes karjamaades, mida inimesed suutsid hobuste abil hallata. Uuringud selle iidse nakkuse kohta jätkuvad endiselt, kuid tõenäoliselt lahendatakse peagi veelgi rohkem meist mõistatustest. 9. Sõjaväelased on aastakümneid teatanud kummalistest tulukestest taevas ning lahendamata juhtum 2 piloodi Felix Moncla ja Robert Wilsoni kadumisest pole erand. Juhtum leidis aset 23. novembri ööl 1953 aastal. Kriigi allikate kohaselt oli see turmine öö ning USA õhukaitseväe liikmed, kes paiknesid Kanada piiri lähedal, muutusid kahtlustavaks, kui märkasid oma radariseadmetel lähenemas lennukit. Alguses arvati, et tegemist võib olla Kanada lennukiga, kuid igaks juhuks saadeti lähedal asuvast Kinrossi õhuväebaasis õhku F-89C Scorpion hävitaja, et asja uurida. Lennukis olid esimene leitnant Felix Moncla, kes juhtis lennukit, ja teine leitnant Robert Wilson, kes vastutas lennuki jälgimise eest radari abil. Järgmiste kuude jooksul muutusid sündmused õhus väga veidraks ja ufoloogide sõnul sai sellest üks kõige kummalisemaid sõjaväelisi ufovaatlusi, mis kunagi on üles märgitud. Arvati, et lennuki leidmine oleks suhteliselt lihtne, kuid tegelikkuses see nii ei olnud. Kui reaktiivlennuk oli õhku tõusnud, oli Wilsonil raske objekti radariga jälgida, kuna see muutis pidevalt oma suunda. See edastati maapealsele meeskonnale, kes hakkas seejärel Monclat juhendama. Ta kiirendas kuni 500 miili tunnis ja hakkas lõpuks tundmatule objektile järele jõudma, kuid selleks ajaks oli juba pool tundi möödunud. Maapealne meeskond oli teise lennumasina manööverdusvõimest üllatunud ja nad jälgisid ärevusega, kuidas hävitaja hakkas sihtmärgile lähenema. Nad andsid Monclale käsu laskuda 25 000 jalalt 7000 jalani. Ja umbes 70 miili kaugusel Q&A pointi rannikust jõudsid nad lõpuks tundmatule objektile järele. Radari taga olnud sõjaväelased ütlesid, et 2 täppi nende ekraanil hakkasid teineteisele lähenema, kuid siis juhtus midagi mõeldamatut. Moncla ja Wilsoni signaal radari ekraanil kadus äkitselt, tekitades kriigis osalejates suurt muret. Vaid mõni sekund hiljem muutis teine lennumasin äkitselt suunda, enne kui ka selle täpp seletamatult kadus. Teised lennumasinad saadeti kohe piirkonda, et uurida, mis juhtus, kuid 2 mehest ei leitud ühtegi jälge. Otsinguid viisid läbi USA õhujõud, rannavalve ja Kanada õhujõud, kuid tulemusteta. Oma raportis meediale selgitas sõjavägi, et nende radaril paistsid 2 signaali ühel hetkel kokku sulanduvad, pärast mida nende hävitaja kadus äkitselt, nagu oleks õhku haihtunud.
Kuid nad muutsid seda väidet peagi ning väitsid, et radaroperaator tõlgendas nähtud valesti ja et Moncla ja Wilson võtsid edukalt vahele objekti, milleks oli Kanada õhujõudude C-047 lennuk. Nad väitsid veel, et lennuk oli lennanud umbes 30 miili oma kavandatud kursist kõrvale ja sattunud keelatud õhuruumi. Kui küsiti Wilsoni ja Moncla kohta, spekuleerisid nad, et piloot koges ootamatut peapööritust, mis põhjustas lennuki kukkumise Superiori järve, kui 2 meest olid pärast oma missiooni edukat lõpetamist baasi tagasi pöördumas. Kanada sõjavägi teatas, et see oli väljamõeldis, kuna nad ei olnud sel ööl ühtegi lendu välja saatnud. Ja lisaks öeldi Moncla abikaasale esmalt, et ta oli järve kukkunud ning seejärel, et tema lennuk oli õhus plahvatanud. Kõik mainimised sellest konkreetsest missioonist eemaldati sõjaväe dokumentidest ja juhtumit ei seletatud kunagi täielikult. Paljud inimesed usuvad, et tegemist oli kohtumisega maavälise alusega, kuid kas see ka tegelikult nii oli, jääb tõenäoliselt avalikkusele teadmata, kuna selle missiooni kohta ei eksisteeri isegi ühtegi dokumenti. 8. koht. Aastakümneid on egiptoloogid olnud hämmingus ühe vanas Egiptuse hauakambris nurgas peidus olnud kirjeldamata sarkofaagi üle. Arvati, et see kuulus mõnele vaarao teenijale või pereliikmele, kes oli läheduses maetud. Kuid hauakambri puhastamise käigus tehtud juhuslik avastus paljastas sellele mõistatusele palju huvitavama vastuse. Tanis oli kunagi vana Egiptuse pealinn. Niiluse delta piirkonnas asuv Tanis muutus oluliseks Egiptuse 3. vaheperioodil. 1930. aastatel tehtud ulatuslikud arheoloogilised uuringud paljastasid matmispaigad, mis olid võrreldavad kuulsa kuninga Oru omadega. Avastused, mis tehti, muutsid meie arusaama 21. ja 22. dünastiast. Avastatud haudade hulgas oli vaarao Osorkon teise haud. Osorkon tuli võimule 872 e.Kr. ja kuulus 22. dünastiasse. Tema haud oli juba antiikajal rüüstatud, kuid graniidist sarkofaag oli jäänud alles koos mõne kanoopuse purgiga. Sellest piisas arheoloogidele tema tuvastamiseks, kuid see polnud ainus leitud sarkofaag. Teine sarkofaag leiti ühest eeskojast. See oli suur graniidist sarkofaag, millel polnud ühtegi pealdist. Toas polnud ka ühtegi kanoopilist purki alles. See tähendas, et arheoloogidel polnud mingit võimalust lahendada mõistatust, kes sinna kunagi maetud oli. Aja jooksul unustati anonüümne sarkofaag ära. Mõned hauakambrid sisaldasid tähtsate ametnike või pereliikmete säilmeid ning see oli parim oletus, kellele sarkofaag võis kuuluda. Viimastel aastatel on egiptoloogid keskendunud sellele, et säilitada see, mis Tanisest veel alles on. See hõlmas nii maa peal kui ka maa all asuvate paikade korrastamist ning osa ülesandest oli arheoloogide meeskonna saatmine Osorkoni hauakambrisse. Kui nad puhastasid salapärase kambri nurgas asuvat ala, leidsid nad sealt Ushabti kujukeste peidiku. Need väikesed kujud pidid kujutama teenreid, kes toetavad maetud isikut teispoolsuses. Umbes 225 neist kujukestest leiti kambri nurgast korralikult paigutatuna ja kaetud settekihiga. Tundus, nagu neid poleks 1000 aastaid puututud. Kõige olulisem oli see, et kujudel olid pealdised, mis viitasid Shishak 3. Shishak oli Osorkoni järglane ja valitses umbes 40 aastat. Ta tuli võimule tormilisel ajal ja pidi võitlema erinevate trooni pretendentidega. Lõpuks jäi ta peale ja oli tuntud arhitektuurilise jälje poolest, mille ta linnale jättis. Ushabti figuriinid koos mõnede teiste leitud katkendlike kirjete ja fragmentidega viitavad sellele, et salapärane sarkofaag kuulus Shishakile. See oleks mõistlik, kuid mis teeb selle leiu eriti huvitavaks, on asjaolu, et egiptoloogid olid juba avastanud Shishak 3. haua. Hauakamber asus lähedal ja sisaldas samuti 2 sarkofaagi. Kuid kui egiptoloogid vaatasid Shishak 3. haua pealdisi, leidsid nad viiteid tema järglasele, Shishak 4. Nad leidsid ka muid tõendeid selle kohta, et hauakambris olevad esemed polnud mõeldud endisele valitsejale. Kirst oli liiga väike, et mahutada tema kanoopi kannusid ja mõned jumalate epiteedid hakkasid kasutusele tulema alles pärast 3. haua rajamist. On selgelt näha, et selle oli üle võtnud 4. ja varasem valitseja oli kadunud. Uus avastus lahendas 2 mõistatust, mis juhtus Shishak 3. ja kellele kuulus salapärane sarkofaag, kuid see tõstatas ka palju rohkem küsimusi.
ainult edasised uuringud ja tulevased avastused Denises suudavad tõenäoliselt neid mõistatusi lahendada. 7. Alati on häiriv, kui leitakse tõendeid selle kohta, et keegi, keda peetakse surnuks, on tegelikult kusagil elus, teadmata tema sõpradele ja perele. Kuigi pole kunagi lõplikult tõestatud, et Herschel Greenspan jäi teisest maailmasõjast ellu, viitab üks foto sellele, et see oli tõesti nii. Greenspan, kes oli pärit Hannoverist Saksamaalt, ei saanud kunagi ametlikult Saksamaa kodanikuks tänu 1913 aasta Saksamaa kodakondsusseadusele, mis sätestas, et Saksamaal sündinud laps saab kodakondsuse ainult siis, kui mõlemad tema vanemad olid seal sündinud. Selle asemel sai temast koos ülejäänud perega pärast esimese maailmasõja lõppu Poola kodanik. Elades Hannoveris teatati, et kõik Poola juudid Saksamaal arreteeritakse ning Greenspani perekond oli nende 12 000 inimese seas, kes võeti vahi alla. Kõik nende varad ja maa võeti ära ning nad sunniti rongiga Poola tagasi pöörduma. Kui nad jõudsid piirile, pidid nad umbes 2 miili linna kõndima, kuid neile keelati sisenemine ja nad pidid jääma piirile, kus nende eest hoolitses Punane Rist. Tingimused olid kohutavad ja paljud inimesed jäid haigeks. Greenspan ei suutnud seda kohtlemist enam taluda, nii et ta haudus välja kurja plaani. Pärast raha hankimist ostis ta tunirelva ja sõitis Pariisis asuvasse Saksamaa saatkonda. Ta nõudis kohtumist saatkonna ametnikuga, väites end olevat spioon ja et tal on tähtsat teavet jagada. Ta ütles, et annab teabe üle ainult suursaadikule, keda ta nimetas tema excellentsiks, kuid pidi leppima sellega, et rääkis Ernst von Rathiga, madalama astme ametnikuga. Ta viidi von Rathi kabinetti, kus temalt paluti arutatavat teavet selgitada, kuid selle asemel võttis Greenspan relva ja tulistas. Ta arreteeriti koheselt ja ta tunnistas kuriteod täielikult üles. Greenspanist sai oma tormakate tegude tõttu omamoodi kuulsus ning ta andis vanglas olles Fresnes vanglas Pariisis mitu intervjuud. Süüdistuse poolt tehti jõupingutusi, et ta saadetaks tagasi Saksamaale kohtu alla, kui Prantsuse valitsus keeldus sellest. Lõpuks viidi ta üle Burgasesse, kuid kui teda koos mõne teise vangiga sinna transporditi, ründasid neid Saksa lennukid. Mõned vangidest suutsid tekkinud kaose ajal põgeneda ning eeldati, et Greenspan liitus nendega, kuna teda ei olnud nende hulgas, kes lõpuks Burgasesse jõudsid. Kui ta oleks seda teadnud, oleks ta tõenäoliselt põgenenud, kuid selle asemel kõndis ta Burgasesse, kus andis end politseile üles, selgitades, et ta jäi lihtsalt maha, kui ülejäänud vangid pärast rünnakut kokku koguti. Seejärel vangistati ta Toulouse'is, kuid sakslased otsisid teda endiselt. Kuna Prantsusmaa oli selleks ajaks aristunud, nõudsid nad, et Greenspan antaks neile üle, hoolimata sellest, et talle oli Saksa kodakondsusest keeldutud. Prantsuse valitsus ei olnud sellele nõudmisele vastu ning Greenspan vangistati Prinz Albrecht Strassis. Lõpuks viidi ta üle Magdeburgi, kuid tema edasine saatus on teadmata. Mõned inimesed usuvad, et ta suri vahi all olles, kuid teised arvasid, et tal õnnestus sõda üle elada ja ta kolis Pariisi. See teooria sai 1946 aastal hoogu juurde, kui ilmus foto, millel oli mees, keda paljude arvates oli Greenspan. Foto tehti Saksamaal ja kuigi kunagi ei kinnitatud, et see oli tõesti Greensberg, usuvad paljud, et ta elas Saksa võimude eest märkamatult pika elu. Number 6. Juba sajandeid on ühes väikeses Austria kirikus asuv kummaline muumia meelitanud ligi turiste ja neid, kes soovivad lahendada ebatavalist mõistatust. Uued uuringud on lõpuks selgitanud, kuidas niinimetatud õhu käes kuivanud kaplan muumia staatusesse jõudis ja kes ta täpselt oli. Umbes 1850. aastal avaldati esimene teadaolev kirjandus ebatavalisest muumiast, mis asub Püha Toomase kiriku krüptis Blasenstees. See oli vaid möödaminnes mainitud ainult ühe lausega 2 kuivanud inimese säilmete kohta, kes olid tõenäoliselt endised koguduse preestrid. Kuid sellest ajast alates on ühe neist 2 surnukehast palju rohkem kirjutatud. Juba tol ajal oli õhu käes kuivanud kaplan kohalikus piirkonnas hästi tuntud. Tavaliselt, kui säilmeid tahtlikult mumifitseeritakse, tehakse säilmetesse mingisugune sisselõige. Aga selle muumia puhul sellist sisselõiget ei olnud. See lihtsalt nägi välja, nagu ta oleks ära kuivanud ja loomulikult säilinud. Kuidas õhu käes kuivanud kaplan mumifitseerus, oli vaid üks selle muumiaga seotud mõistatustest. Teine mõistatus oli, kes ta täpselt oli. Juba ammu oli liikvel kuulujutt, et säilmed kuulusid mehele nimega Franz Xaver Schilder von Rosenegg.
Van Rosenegg oli Adli päritolu preester, kes suri 1700. aastatel. Udishimu muumia vastu viis selleni, et 2000. aastal tehti röntgenuuring. Röntgenuuring ei avaldanud midagi selle kohta, kuidas muumia oli säilitatud, kuid võis vihjata sellele, kuidas inimene suri. Mehe vasakus alumises soole osas leiti väike ümmargune ese. Arvati, et see võis olla mingi kapsel, mis kunagi sisaldas mürki. Krüptis toimunud veeleke andis teadlastele veel ühe võimaluse säilmeid uurida, mis viis jahmatava avastuseni. Muumia läbis kompuutertomograafia, mis paljastas palju rohkem kui röntgen. Selle salapärase mehe keha oli täidetud erinevate materjalidega, sealhulgas õrnade kangaste, puidulaastude ja okstega. Materiaal täitis tema rinna ja kõhu, mis võis seletada, miks see piirkond oli palju paremini säilinud kui tema pea ja jalad, kuid lõiget polnud siiski näha, seega tuli leida mõni muu viis sisenemiseks. Lähemal uurimisel selgus, et materjal oli sisestatud läbi alumise seedetrakti. See oli esimene kord, kui sellist balsameerimismeetodit oli nähtud. Osa materjalist eemaldati, paljastades keerukalt tikitud kanga, lina ja isegi siidi. Väike ümmargune ese leiti samuti üles ja ma tuvastasin selle kui klaashelme, mis võis olla balsameerijate kantud eseme küljest lahti tulnud. Võeti koetükid ja analüüs paljastas palju selle mehe elu kohta. Ta elas 18. sajandil ja suri oma 30. eluaastates. Oli märke, et ta näris piipu ning märkimisväärne kopsukahjustus viitas sellele, et ta võis põdeda tuberkuloosi. Ta sõi kogu elu hästi, kuid elu lõpus toimus muutus tema toitumises. See võis olla tingitud haigusest või võimalikust muutusest toidu kättesaadavuses. Nüüd, kui õukäes kuivanud kaplani isiku ja tema balsameerimise saladus on lahendatud, jääb endiselt mõistatuseks, miks teda balsameeriti. On võimalik, et teda säilitati kavatsusega viia säilmed von Roseneggi kodulinna, kuid sellest plaanist loobuti. Teine teooria on, et säilitamine pidi takistama haiguste levikut, eriti kui ta tegelikult suri tuberkuloosi tagajärjel. Number 5. Mõistatuslik. Sir Charles Kingsford Smithi juhtum pärineb aastast 1935 ja kuna teda pole kunagi leitud, jääb tema juhtum lahendamata Austraalia mõistatuseks. Smithil oli elu jooksul üsna tuntud nimi, kuna teda peeti kogenud lenduriks, kes kiirgas palju sarmi. Tema karjääri tähistasid paljud saavutused, mida keegi polnud varem teinud. Näiteks lendas ta üle kogu Austraalia ilma peatusteta, Austraaliast Uus-Meremaale, seejärel Austraaliast Londonisse ning sooritas esimese idasuunalise Vaikse ookeani ületuse. Kõik need saavutused on iseenesest märkimisväärsed, kuid need jäävad varjus sündmustele, mis toimusid 1935 aastal. See algas selle aasta 7. novembril, kui Smith otsustas lennata Londonist tagasi Austraaliasse. Selleks ajaks oli Smith, keda sõbrad kutsusid Smithiks, 38-aastane ja ta otsustas lennu jagada Tommy Petherbridge'iga. Ja tol õhtul, kui päike loojus, tõusid nad õhku ühe mootoriga lennukiga nimega Lady Southern Cross. Nad peatusid kütuse võtmiseks Allahabadis Indias, pärast mida suundusid nad Singapuri. Neid nähti õhus, kui nad lendasid mööda teisest piloodist, Jimmy Melrose'ist, kes teatas kohe nende nägemisest, kuna oli väga elevil, et oli kohtunud kuulsa duoga. Arvatakse, et Melrose oli viimane inimene, kes nägi Smithi ja Petherbridge'i enne nende kadumist. Tuleb märkida, et pärast seda, kui Smith oli noorena Bondi ranna kohal lennates, peaaegu elu kaotanud, tekkis tal veefoobia. See tähendas, et iga kord, kui ta lendas vee kohal, oli tal kalduvus paanikahoogudele. Kuid pole teada, kas sellel oli mingit seost tema kadumisega, kuid see tundub ebatõenäoline, sest tal oli kaasas kaaspiloot, kes oleks saanud vajadusel kohe lennuki juhtimise üle võtta. Kui paar sihtkohta ei jõudnud, pakuti välja palju teooriaid selle kohta, mis nendega juhtuda võis. Enamik inimesi arvas, et nende lennuk kukkus alla Myanmari Ai saarel kõrgetesse puudesse ja selleks oli ka hea põhjus. Kaart, mida Smith kasutas, ei sisaldanud veel seda saart, nii et ta võis unustada, et see jäi tema teele. Lisaks leiti umbes 18 kuud pärast nende kadumist saarelt üks lennuki teliku jalgadest. 3 kuud pärast nende kadumist teatas üks teine lendur, et nägi saarel mitmeid kõrgeid puid, mis oli pooleks murdunud, kuid kuna rohkem lennukirususid ei leitud, ei saanud kindlaks teha, kas selle põhjustas Smithi lennukiõnnetus.
Mõned inimesed usuvad, et telik oli lihtsalt saarele õhutud ja et Smithi lennuk kukkus tegelikult palju lõuna poole alla. Sellest ajast alates on mitmed inimesed, sealhulgas ajaloolane Ian McKenzie, otsinud saarelt täiendavaid vihjeid, kuid tulutult. Kuna rohkem midagi ei leitud, pole Smithi ja Petherbridge'i kadumisi kunagi lahendatud ning sellel ööl aset leidnud sündmused ei pruugi kunagi päevavalgele tulla. Number 4. Juba enne selle varastamist nimetati Breguet 160 kellade Mona Lisaks. Kui see kadus jäljetult, algatati rahvusvaheline otsing, kuid selle leidmiseni kulus üle 20 aasta. Breguet 160 oli kell, mille lõi Abraham Louis Breguet, oma aja üks andekamaid kellassepi. See telliti kuningutaan Marie Antoinette'i jaoks, kuigi isik, kes selle taga oli, on tänaseni saladus. Breguet'le öeldi, et ta ei hoiaks kulude pealt kokku ja võtku nii palju aega kui vaja, et valmistada kõige ilusam ja tehnoloogiliselt arenenum kell. See valmis alles 1827 aastal, kui nii kuninganna kui ka Breguet olid juba surnud. Järgmise 100 aasta jooksul liikus see erinevate erakollektsionääride käest, kuni lõpuks jõudis Vera Bryce Salomoni, kes päris oma isalt kella- ja ajanäitajate kollektsiooni. Saloma oli medede, kes asus pärast esimest maailmasõda elama Jeruusalemma. Ta asutas L.A. Meyeri islami kunstimuuseumi ja annetas sinna palju esemeid, sealhulgas kellakollektsiooni. 1983. aasta 7. aprilli hommikul tegid muuseumi töötajad õõvastava avastuse. Oli toimunud sissemurdmine ja sadu esemeid oli varastatud, sealhulgas Marie Antoinette'i kell. Varas või vargad olid ilmselt sisse murdnud akna kaudu, mis oli vaevu piisavalt suur, et täiskasvanu sellest läbi mahuks. Varguse ööl oli valves 2 valvurit, kuid peagi avastati, et nad magasid sel ajal. Seal oli signalisatsioon, kuid see oli katki. Alustati ulatuslikku otsingut ja politsei küsitles tuntud vargaid. Nende seas oli mees nimega Naaman Diller. Diller oli varem toime pannud julge varguse Tel Avivi pangas ja tundus tõenäoline kahtlusalune. Kuid tema pass näitas, et ta oli kuriteo toimepanemise ajal riigist väljas. Väheste juhtlõngade tõttu jäi juhtum lahendamata. See kestis kuni 2008 aastani, mil muuseumiga võttis ühendust üks advokaat. Ta tegutses ühe Ameerikas elava naise nimel, kes soovis jääda anonüümseks. Tal oli palju varastatud kellasid ja ta soovis need muuseumile tagasi müüa. Sõlmiti kokkulepe ja Marie Antoinette'i kell oli üks neist, mis tagastati. Politsei sai peagi tehingust teada ja alustati uurimist. Naine osutus Neely Shimrateks, Dillery Lessex. Diller tunnistas kuriteo üles vahetult enne surma ja jättis oma varanduse temale. Kellad on taas väljapanekul ja ainus alles jäänud mõistatus on, miks Diller kuriteo toime pani. Ta müüs vaid mõned üksikud ja uurijate arvates tahtis ta tõenäoliselt lihtsalt tõestada, et ta suudab seda teha. 3. Alguses arvati, et Sumeeri kuningate nimekiri sisaldab vaid selle tsivilisatsiooni mütoloogiast pärit olendeid ja tegelasi. Kuid DNA analüüsi abil tehtud avastused võivad tõestada vastupidist, muutes selle kummalise avastuse veelgi mõistatuslikumaks. Esimene nimi nimekirjas pärineb 226 000 aasta tagusest ajast, mis võib tunduda kummaline, sest ajaloolased ei usu, et tol ajal tsivilisatsioon eksisteeris. Arvatakse, et Sumeeri tsivilisatsioon sai alguse alles 5400 e.Kr. ja lõppes 600 aastat hiljem. Seetõttu on asjaolu, et kuningate nimekiri algab sadu tuhandeid aastaid varem, jätnud ajaloolased segadusse. Järgneb nimekiri kuningate nimedest, kes valitsesid Sumerit kuni 1817 e.Kr. Nimed on kirjutatud sumeeri keeles, nagu võib eeldada, ning need on graveeritud savitahvlitele, mis leiti muistse Mesopotaamia aladelt, mida tänapäeval tuntakse Lõuna-Iraagina. Nimekiri leiti mitmete väljakaevamiste käigus selles piirkonnas 24. sajandil ning esimese fragmendi avastas Saksa-Ameerika teadlane Hermann Hilprecht. Ta sattus selle avastuse peale 1900. aastate lõpus ning pärast põhjalikke uurimusi avaldas ta oma leiu 1906. aastal. 1911. aasta avastas Jean-Vincent Schiele veel fragmente ning aastate jooksul leiti maalt kokku 18 fragmenti. See jutustab ka suurest üleujutusest, mis oli väga sarnane piiblis kirjeldatule ja leidis aset selles piirkonnas tuhandeid aastaid tagasi. Kuid siiani pole teada, kas tegemist on väljamõeldise või ajaloolise kirjeldusega.
Mis teeb Sumeri kuningate nimekirja nii kummaliseks, on see, et mõned enne suurt üleujutust mainitud kuningad valitsesid väidetavalt tuhandeid aastaid järjest, mis peaks muidugi olema võimatu. 8 mainitud kuningad valitsesid kokku 341 200 aastat, mistõttu mõned inimesed on arvanud, et nimekiri on kas väljamõeldis või kirjeldab tolle aja mütoloogiat. Kuningas Enmulu Anna on kirjas kui valitsenud 43 200 aastat ning kuningas Kali Uga on kirjas kui valitsenud 432 000 aastat. See on veelgi toetanud mütoloogia teooriat, kuna arv 432 on läbi ajaloo sageli kasutatud müstikas. See on samuti oluline viikingitele, maiadele ja vanadele kreeklastele. Aga teistel on sellele loogilisem seletus. Mõned ajaloolased usuvad, et need numbrid on kodeeritud valemisse, mis kasutab sumerite 60 põhist matemaatikasüsteemi. Kui see rakendada nimekirjale, muutuvad nende veeuputuse eelsete kuningate valitsemisajad palju mõistlikumaks. Aga kui seda rakendada pärast uputust valitsenud kuningatele, siis süsteem ei tööta. Nimekirja järgi, kui veeuputuse veed olid taandunud, laskus Sumeri kuningavõim taevast ja tekkis täiesti uus linn nimega Kish. Mõned kuningad, keda pärast seda perioodi mainitakse, on Nangish Nungishlisma, kes valitses 670 aastat ja Dzuka Kiib, kes oli kuningas 900 aastat. Mõned ajaloolased on võrrelnud neid pikki valitsemisaegu piibli kuningatega, kelle kohta samuti öeldakse, et nad elasid 100 aastaid. Mõned on isegi oletanud, et see nimekiri on kuidagi seotud nende kuningatega, kuid seda pole tõestatud. Kokku valitsesid pärast veeuputust kuningad 24 510 aastat, 3 kuud ja 3,5 päeva. Seejärel liigub kuningavõim Urukisse ja mitmesse teise piirkonda tänapäeva Iraagis. Nimekirjas ajas edasi liikudes muutub iga kuninga valitsemisaeg lühemaks, välja arvatud mõned, kes on kirjas sajandeid valitsenutena. Pika aega arvati, et sumerid lõid esimese inimtsivilisatsiooni. Kuid tänu DNA testile, mis tehti proovil, mille esitas mees nimega Albert Perry, öeldi talle, et tema DNA saab jälitada esivanemani, kes elas umbes 338 000 aastat tagasi, mida peeti võimatuks ja mida paljud peavad siiani võimatuks. Seetõttu jäävad paljud inimesed kindlaks arvamusele, et selle nimekirja kuningad võisid tõesti elada tuhandeid aastaid, kuid praegu suhtutakse sellesse ettevaatlikult, kuni leitakse täiendavat teavet. Number 2. Alates teise maailmasõja lõpust on pidevalt püütud leida üles lugematuid laevu ja allveelaevu, mis konfliktis uputati. 2025 aasta lõpus leidis ühine Prantsuse-Hispaania meeskond ühe vraki, mis oli ajaloolasi aastaid segadusse ajanud. Le Tuan oli Prantsuse allveelaev, mis ehitati vahetult enne sõja puhkemist. Andmed näitasid, et see oli uputatud kusagil Hispaania ja Põhja-Aafrika vahel operatsiooni Torch käigus, mis oli liitlaste sissetung Prantsuse Põhja-Aafrikasse. Kuid täpne asukoht oli pikka aega jäänud saladuseks. Rünnak algas 8. novembril 1942. Le Tuan oli just Casablanca kuivdokist välja tulnud pärast väikest remonti ega olnud sel ajal korralikult relvastatud. Laev sai tabamuse USA suurtükiväelt ja tema komandör kaotas elu. Vanem ohvitser võttis juhtimise üle ja ilma võimaluseta vastu võidelda valmistati allveelaev sukeldumiseks ette. Need toona suutis lahingus põgeneda, kuid sai tõsiselt kahjustada. Mitmed mehed kaotasid elu ja veel rohkem sai haavata. Lisaks sellele sai allveelaev ise tõsiselt kahjustada. Ta vedas end tagasi Casablancasse remonti, kuid meeskond teadis, et neil on vaja turvaliselt tagasi Tulasse jõuda. Allveelaev asus teele, suundudes esmalt Hispaania poole, kuid peagi sai selgeks, et nad ei jõua Tulasse tagasi. Enamik meeskonnast lahkus laevalt ja kui pardale jäi vaid minimaalne koosseis, otsustas kapten Les Letona uputada. Tahtlik uputamine tähendas, et tehnoloogia ei satuks vaenlase kätte. Kõik pardal olnud mehed päästis Hispaania traaler ja nad veetsid ülejäänud sõja Hispaanias interneerituna. Pärast seda koostati selle viimase reisi kohta mitu aruannet. Vastuolulised üksikasjad tegid uurijatel laeva tegeliku asukoha kindlaks tegemise keeruliseks. Kuid 2025. aastal tegid uurijad läbimurde. Mereväelaste sugulastel olid endiselt alles dokumendid, mida meremehed olid hoidnud, sealhulgas laeva logiraamat. See andis uurijatele täpsema piirkonna, mida uurida ja suunas otsingud ümber.
2025. aasta detsembri alguses leidis Cadizi ülikooliga koostööd tegev Prantsuse-Hispaania teadlaste meeskond lõpuks selle, mida nad otsisid. Meeskond kasutas mitme kiirega kajaloodi, et uurida Cadizi ranniku lähedal asuvaid vesi ja leidis lõpuks merepõhjast midagi. Esse oli osaliselt merepõhja sisse vajunud, kuid selle pikkus ja kuju vastasid väga hästi Le Tonnerre'ile. Teadlased suutsid eristada allveelaeva torni, kahurid ja pöörnevaid torpeedosid, mis aitasid il tuvastada selle kadunud allveelaevana. Kui Le Tonnerre asukoha mõistatus oli lahendatud, kinnitas meeskond, et allveelaeva pinnale toomise katseid ei tehta. Selle asemel jääb see seahauaks ja ajalooliseks paigaks, meenutades teise maailmasõja harva tunnustatud peatükki. Number 1. Üks arheoloogiline leiukoht Maltal on jätnud teadlased nõutuks, sest nad pole suutnud välja selgitada, kes selle paiga lõi või milleks seda kasutasid inimesed, kes elasid selles piirkonnas tuhandeid aastaid tagasi. Kõnealune paik kannab nime Halsaflieti Hypogeum ja see asub Malta pealinna Valletta suure sadama lähedal. Selle avastamise ajalugu on tähelepanuväärne, sest keegi ei teadnud selle olemasolust enne, kui see täiesti juhuslikult leiti. 1920. aastal sai üks kiviraidur ülesandeks selles piirkonnas maju ehitada ning ta oli parajasti nende hoonete vundamente rajamas. Kui ta maad kaevas, lõhkus ta kogemata läbi Atholioni maja Hypogeumi katuse, kuid tal polnud aimugi, et ta oli just teinud olulise ajaloolise avastuse. Kui ala üle vaadati, selgus, et suurem osa hoone ülemisest tasandist oli juba alanud ehitustööde käigus hävinenud, kuid kõik polnud kadunud, sest peagi tuli ilmsiks, et alumised tasandid olid jäänud puutumata. Kaevamised algasid kohe ning 1903 aastal sai sellest kohast ühe avalikkuse liikme omand. Ja järgmise 8 aasta jooksul kaevasid arheoloogid välja nii suure osa kompleksist kui võimalik ning avastati, et see oli ehitatud 3 erinevale tasandile. Ajaloolased ei osanud selle keeruka struktuuriga midagi peale hakata, kuna see näis olevat labürinditüüpi ehitis, mis viis erinevatesse ruumidesse. Nad leidsid kompleksist ka koridore ja väikseid nišše, kuid nad ei olnud kindlad, milleks neid ruume kasutati. Kogu labürint oli hoolikalt lubja kivisse raiutud ning osa tehtud tööst osutus erakordselt kvaliteetseks. Osa kiviraidamist oli väga korralik ja täpne ning meil pole aimugi, kuidas see oleks saanud teha primitiivsete tööriistadega tuhandeid aastaid tagasi. Kaevamiste jätkudes leiti mitmetes avatud alades ümmargusi auke ning on spekuleeritud, et neid alasid kasutati jumalateenistuste ajal. Kuid tänu Halsaflieti Hypogeumi kummalisele ehitusele on mõnel inimesel teistsugused teooriad selle otstarbe kohta. Mõned ajaloolased usuvad, et see konkreetne ehitusmeetod valiti kompleksi akustiliste omaduste parandamiseks, kuna kambrid näivad olevat häälestatud kindlatele sagedusspektritele. Kui see nii on, võib Halsaflieti Hypogeum olla üks vanimaid ehitisi, mis on kunagi loodud muusikariistade heli võimendamise eesmärgil. Kuigi ehitis ise on salapärane, on ka mõned sealt leitud reliikviad üsna veidrad. Nende hulgas on kujuke, millele on antud nimi Magav Daam. Arvatakse, et see kujutab emmakest loodust või mõnede teadlaste arvates on see elu lõpu sümbol. See paik, mis pärineb ajavahemikust 4000 kuni 2500 ex-Kristur, väärib palju põhjalikumat uurimist ning väljakaevamised tõenäoliselt jätkuvad veel pikka aega. Loodetavasti toob uurimistöö rohkem selgust nende salapäraste inimeste kohta ja selle kohta, kuidas nad tol ajal elasid. Suur tänu, et vaatasite. Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldiv nuppu. Samuti ärge unustage tsellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Topis Tundmatut ja kohtume järgmises videos.